ma loen teise Timoteuse kirja 3. peatüki 16. ja 17. salmi. Kogu pühakiri on Jumala poolt sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Meil on vahest nagu see küsimus, et milleks me siin Jumala kojas käime. Me nimetame seda vahest nagu, et see on Jumala teenimine. Pigem on see nii, et Jumal tegelikult teenib meid alati, kui me oleme siin Jumala kojas koos, sest tema varustab tegelikult meid. Ja eks selle kaudu ka, mida siis antakse nagu ka üksteise jaoks, sest et Jumala annid on tegelikult ju laiali jaotatud ka inimestele ja need on need asjad, mida me saame üksteisele jagada. Ja Jumal oma vaimu läbi tegelikult on meile üheskoos kõigi pühadega avamas oma sõna ja sellepärast täna ma leian sedasi, et ma just nagu juhin tähelepanu sellele, et kogu Jumala sõna, kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja on kasulik õpetamiseks ja noomimiseks ja parandamiseks ja kasvatamiseks õiguses, et me oskaksime käituda selles ajas, kus me oleme siin selles maailmas praegu elamas. Maailm on kindlasti väga teist nägu, mis ta oli seda esimesel sajandil, kui ütleme, kas või need read on apostel Pauluse poolt kirja pandud. Aga vaata, see on Jumala sõna ja see sõna, mida Jumal on andnud, ütleme, mis meil on nagu selle piibliraamatusse nagu jäänud, ütleme, läbi aegade, mis on kirja pandud, nii Vana Testament, Uus Testament, see on tegelikult meie varustus. Ja sellepärast on täna nõnda ka, et ma usun, et see sõna, mille juures me täna oleme, see varustab meid eelkõige selles ajas elama ja nägema seda elu, mis on meie ümber. Täna ei ole selline, kuidas ütelda, nagu siin aastavahetusel vahepeal olid need sellised meeleparanduse sõnumid, kus me saime need sõnad, et me oma elusid korrastaksime ja see on väga oluline tähtis. See on ka Jumala sõnast väga niisugune oluline osa, millest ei tohi mööda minna. Aga täna ei ole nagu selline sõnum. Täna me räägime nagu sellest, mis on nagu toimumas siin selles maailmas. Ja nagu sellises mõttes ja et kes kõige rohkem tegelikult meile sellest maailmast silma jäävad. Vaata, meil jäävad kõige rohkem silma need inimesed, kellest kõige rohkem räägitakse. Ja ma usun sedasi, et kui küsida sedasi, et tõsta kätt, et kes teab, kes on Venemaa president, mis ta nimi on, siis väga paljud teavad. Võib-olla, ma ei tea, tõsta kätt, kui sa ei tea. Aga siis me ütleme sulle. Muidu ma ei ütle. Aga nüüd on nii, et ja nähtavasti me teame praegusel hetkel, et kes on Ameerika president. Siuke äge nimi ka on tal veel, eks. Ja et ütleme, et ja me teame neid inimesi. Praeguses ajas me teame. Me teame piiblist inimesi, eks, erinevaid. Meil on need Abrahamid, Iisakid ja Jaakobid ja kõik on meile tuttavad mehed, keda me tunneme ja teame ja muidugi üle kõige tuleb tunda issandat. Ja nii, et on midagi siin selles ilmas, mida nagu tundma ei peab. Nüüd on nii, et kes on meie Jeesus? Jeesus on kuningate kuningas ja isandate isand. Ja sellepärast on täna tegelikult minu jutt tuleb kuningatest. Ja sellepärast on see täiesti põhjendatud, sellepärast, et vaata, kõik kuningad, kõik, kes on siin põhimõtteliselt on allumas sellele ühele kuningate kuningale, isandate isandale. Ja sellepärast on see nii, et ma täna nagu, see pilt on selline, kuidas ütelda, see oli mul eilsel hommikutunnil, varasel tunnil, kui olin issand ees, ühtäkki nagu see jooksis mulle kõik see sõnum nagu kätte ja panin seda nii palju kirja, see ei ole, kuidas ütelda, täna sellises väga ilusas niisuguses loogilises järjestuses kõik, vaid et need on järjest need mõtted, mida olen siin kirja pannud ja jagan täna nii ka, kuidas siit see tuleb. Ja ma usun sedasi, et see on nagu kasulik õnnistuseks ja kasulik meile. Sellepärast, et vaata, nendes asjades me paneme tegelikult väga palju mööda. Vahest võib juhtuda niimoodi, et me oleme mõjutatud sellest maailmameelsusest ja kõigest sellest, mis on ümberringi. Teate, kuidas on üldse kuningatega lugu? Ja alates Jeesusest. Ta on väga hea ja ta on väga halb. Mõlemat juttu leiame. Lõime piiblis samamoodi, ajab kurjade vaimudega neid seal kurjasid vaimusid välja ja üldse ta kuradist ongi tead ja ütleme, et Jeesuse kohta räägiti seda. Teised ütlevad, ei, ta oli väga hea, ta on tõesti Jumala poeg. Ja sellepärast, ja vaata nende maiste kuningatega, keda ma olen kas või siin praegu meenutanud, nendega on mõlemat moodi. Ma ütlen, et kõigi, ütleme, nende riigijuhtide kohta põhimõtteliselt on niimoodi, räägitakse, ütleme just eriti need, kes siin silma paistavad, räägitakse head ja halba, räägitakse väga halba ja räägitakse väga head. Ja need mõlemad jutud on, ütleme siin levimas. Aga mis siis meil teha, ütleme, et kuidas seda mõista, kuidas seda aru saada, et kus see tõde siis on? Sellepärast, et ei saa ju nii ühest äärest teise ja nii, ütleme, nii maksimaalselt see olla. Iga inimene teeb vigu ja ka hea inimene teeb vigu,
see on täiesti ütleme selline normaalne, mõtleme näiteks kuningas Taavet. No oli ikkagi suhteliselt niisugune stabiilne kuningas algusest saadik. Ütleme, noore mehena, kui ta oli kuninga võitmise saanud, käitus väga viisakalt, ei trügi üldse koha peale ja läheb nagu kuni elu lõpuni, ütleme, et mõned sellised eksimused olid, mida jumala sõna ka ei varja, eks, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et ta lõpetab tegelikult elu üsna stabiilselt, andes oma ametit üle oma pojale Saalomonile ja nii et on väga selline ilus näide, aga üks ka väga vähene näide. Ja sellepärast on see nii, et kui ühte ilusat kuningalugu tahad lugeda, siis tuleb lugeda tegelikult ka seda lugu just Jeesusest, see on kõige parem lugu, ja tuleb kõrvale jätta kõik see, kuidas ütelda, see rämps, mis siin, ütleme siin, see vaenlase laim ja see asi, mida ta selles maailmas teeb. Mul tuli praegusel hetkel meelde, kuulasin ühte Andrei jutlust ja vaata, Andrei Zapovalov, ma usun, et saate aru, kes meid rohkem kuulete, et see on see Andrei, kui ma teda nii nimetan, siis tal oli selline hetk, kui ta, ütleme, oma sellise teenistuse alguses, kus ta issandaga kohtus, tal olid sellised läbirääkimised issandaga. Issand ütles, et tahad sa võimast võidmist saada, et su peal on see jumala käest saadud võidmine ja seda just ka võimsalt. Kui sa seda tahad, siis sa pead sellega arvestama, et inimeste keskel oled sa ilma auta, et sind väga paljud ei austa. Väga paljud sind ülgavad ja ta ütles, et tahan. Võtan vastu selle variandi ja ütleme, ja nii talle sai. Nii et paljud ta oma lähedased ka, ütleme, et oma perest ütleb, et seal üks õde ja ema ja just täpselt ütelda, kui palju, kes on nagu temaga praegusel hetkel päri ja kes ei ole siit saadik, olgugi, et ta juba aastaid teeb jumala riigi tööd ja viljad on ka väga head, mida on näha, aga ikkagi ollakse sellises olukorras. Ja siis ütles, et issand ütleb, aga tahad, et imed sünniksid? Et ütleme, tee koguduse keskel ja ütleme, kus sa oled teenimas. Kui sa seda tahad, siis sa pead arvestama sellega, et inimesed ütlevad, et sa oled saatanast ja nad ei võta neid imesid vastu. Ja temal täpselt seda juhtus samamoodi ka, et kui need kullapurud ja värgid ja kuldambad suhu tulid ja kõike, mis seal omal ajal lendasid ringi, need suled ka seal koosolekutel ja nad viisid neid ekspertide kätte ja uurisid, et mis linnu omad need on, et kes seal oma patja on nüüd pustanud ja tulnud nende sulgedega jumalateenistusele ja et kõik seda janti taga. Ja osad inimesed lahkusid, sellepärast, et nendele ei meeldinud, sest kõik pidi olema niisugune normaalne ja tavaline. Et mitte midagi imelikku ei ole, tead, et meie mõistus võtaks kõik kokku. Aga teate, kallid, meie mõistus on väga piiratud ja jumal on alati tegelikult suurem ja sellepärast on see nii. Ja ta võttis selle vastu samamoodi, et olen nõus seda teed mööda minema, et sind ei mõistata. Tahad ilmutusi, tahad suuri ilmutusi, siis ta sai veel ühe niisuguse ägeda ütlemise, aga siis hakatakse sind üldse eretikuks või valeõpetajaks pidama. Tahad ilmutusi, aga et inimesed võtavad sind vastu, et sa oled, vaata asi on selles, et ta on lihtsalt olnud mõtetega ees. Ta lihtsalt räägib ennem kui teised. Ja kui sa esimest korda oled see, kes sa midagi räägid, siis sind peetakse ikkagi imelikuks ja rumalikuks, et mis sa räägid. Hiljem tulevad taha ja kõik muutub, aga nii ta on. Ja siis oli veel ütlemine oli selline, et tahad nagu prohveti osa ka, et kus sa midagi profeteerid, et siis, kui sa seda räägid, siis sind peetakse lihtsalt naerualuseks. Ta ei imelik, ei tea, mis jutud jälle seal tegelikult räägib. Ja siin on nii, et ja põhimõtteliselt ongi, et issand on meiega tegelikult samamoodi tegelemas. Kui me oleme valmis tegelikult niimoodi ennast salgama, siis jumal saab meid tarvitada. Vaata, et me vilja kannaksime, ta toob sellise näite, et siis me peale pannakse sõnnikut. Ja vaata, see on ju tegelikult, kes meist tahaks, et pane meie peale täna veel sõnnikut, et me paremini vilja kannaksime. Me tahaksime seda head võideõli, selle hea lõhnaga, mida Viku meelde tuletas. Et seda tahaksime, aga mitte sedasi, et aga tegelikult on see niimoodi, et issand teab, mida meie peale on panna. Vahest on see, mis meid alandlikuks teeb, see on palju parem tegelikult meie vilja kandmise mõttes. Et võiks tulla esile see ilus ja hea vili, mida tegelikult me kandma peame. Ja ütleme, et see sõnum on sellises mõttes meile kõigile ja nüüd aga et lihtsalt nagu mõista ka, et need inimesed, kes on positsioonides ja keda Jumal on tarvitamas ja ütleme, et põhimõtteliselt on niimoodi, et ega kuningad on ka ju tegelikult Jumala poolt valitud inimesed, keda Jumal on tarvitamas. Teate, ega neid juhte ei ole jalaga segada. See ei ole niimoodi, et kogu aeg, et ei ole, et lööme selle minema ja teeme, meil on niimoodi, et oma aastate järgi on muudki uusi valimeid, et see on see süsteem. Kallid, ma tuletan ühte meelde, kes sa tahad taeva saada, valimisi ei tule. Ja igavesti on üks ja seesama kuningas.
no kas sa tüdid ära või? Tead, ütled, et kuule, ma tahaks juba valimisi. No kord seal saatan tahtis, et tõusen kõrgemale, tead, eks. Tahtis, et teeme ikka midagi teistmoodi ka, et muidu on väga igav, tead. Et meil siin kogu aeg üks jumal on ainult siin, kes seda asja juhib. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et lihtsalt me peame hakkama nagu ühte asja mõistma. Et vaata, jumal on jumal. Ja juhte on isegi vähe. Jesaja kirjutab oma raamatus, et vaata, see on täiesti niisugune raske lugu. Seal Jesaja 2. peatükis on juba need mõtted, et vaata, kui saavad poisikesed, saavad rahvaid juhtima ja naised saavad juhtima. See tähendab, et tegelikult ei ole juhte. Lihtsalt on juhtide puudus. Ja see on tegelikult suur needus ja tegelikult õnnetus. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja Paulus 2. Timoteose kirjas ütleb sedasi või esimeses, kumb see seal on, eks, ütleb, et palvetage kuningate ja kõik ülemate pärast. Vaata, need on tegelikult üks omaette väärtus, kui need on. Ja sellepärast on see niimoodi, et mina küll ütlen sedasi, et kallid, mitte sellepärast, et ma olen nii aastakümneid olen siin koguduses karjane ja sellepärast kaitsen nagu seda mõtet. Ei, mitte sellepärast, mõtlen sedasi, kui on üks hea riigijuht, siis olgu aastakümneid. No miks me peame teda viletsama vastu välja vahetama? Et lihtsalt, et vahetama peab. Et meil on selline kord, et me peame vahetama seda. Ei, tead, see ei ole tarkus, vaid et see tegelikkuses on, põhimõtteliselt on see selline, ütleme selline rumaluse moment tegelikult, et kui lükata ära lihtsalt mingisuguse oma reeglite pärast. Ja sellepärast me näeme, Mooses juhtis 40 aastat ja kõik need, kes seal olid, Taavetid ja värgid, olid pikaaegsed kuningad, mõni oli üle 50 aasta. Ja mitte mingisuguseid tegelikult probleeme ei ole selles, kui on hea. Muidugi on kurjad ja halvad ja teate, jumal ise kõrvaldab neid ja sellepärast on see nii, et lihtsalt täna tahan nagu seda mõtet rääkida sellepärast, et see aasta 26, kus me oleme, me saame näha nende, kuidas ütelda, nende kuningate möllamist siin selles maailmas. Me loeme järjest neid uudiseid ja ütlemisi. Keegi midagi ütles. Börsid langevad või tõusevad hoobilt, eks. Krüptodega juhtub, ei tea, mis iganes, tead, eks. Nafta endadega juhtub, mis iganes, tead, et keegi pahutas oma suud, ütles, et nüüd on nii ja nüüd on naa ja sellepärast on see niimoodi ja see maailm tegelikult jälgib väga, ütleme seda, mis tuleb just ka nende meeste suust, mida nad on ütlemas ja mis on sündimas. Ja nüüd on niimoodi, et aga ütleme, et meie selliste lihtsate inimestena, kes me võib-olla kõike ei jälgigi ja kuidas selle keskel käituda, siis täna mina olen nagu saanud selle sõna ja sellepärast ütlesin, et see on nagu see varustus issanda käest meile selle maailma keskel elamiseks, et praegusel hetkel õieti käituda. Küsimus on selles, et vaata, me ei tohi tegelikult, ütleme, needa ja sajatada ei jumalat ega rahvajuhte, rahvavürste. See on 2. Moosese 22-27, kus on öeldud seda, et ära seal nii aega sajata nii ei rahvavürsti ega jumalat. Need on nagu erilise kaitse all tegelikult on need inimesed. Ütleme, et põhimõtteliselt on niimoodi, et vaata jumal, kui ta kuningatele ka, mis ta annab tegelikult oma vaimu, ütleme, see oli just, et me seda mõistame, et eriti Iisrael ja Juuda, kellel olid siis need jumala vaimust juhitud kuningad. Aga see ei ole mitte ainult. Kui me mõtleme näiteks kuningat Nebukadnetsari peale, siis me näeme sedasi, et ta oli üks huvitav kuningas, eks, kui me Nebukadnetsarit sealt Danieli raamatust mõtleme. Ta on seal alguses, selline hea aeg, mingis mõttes ta käib, lõpetab selle Juuda riigi ära, seal on, ütleme, Daniel ja tema sõbrad on seal vanglas, ütleme, see oli juba, mille tõttu nad seal olid. Seal oli niimoodi, et iske oli tegelikult näidanud Paabelile, kui nad külla tulid, näitas kõik varandused ja asjad ära, siis Jesaja ütleb, tead, nüüd on niisugune lugu, et varsti viiakse see varandus sinna. Ja mõned tublid noored mehed lähevad Paabeli kuninga kotta tegelikult kuningat teenima. Ja Daniel ja tema sõbrad olid just nendeks ka, kes seal siis olema pidid. Ja põhimõtteliselt oli nii, et nad olid väga kõrgetel positsioonidel, ütleme, ka just Danieli mõttes oli väga kõrge. Ta oli isegi kõigi nõidade üle. Saad aru? Ja sellest ma tänan, et kui me ohvrid panime kokku, mõtlesime, et targad tulid hommikumaalt. Nad tulid tegelikult kummardama kuningat, isandat. Ja sellest Daniel oli, ütleme, selles Paabeli riigis vahepeal oli, kus Nebukadnetsar paneb, kõikide nõidade ülemaks. Sellest seletas ära selle unenäo, mida ta ei rääkinudki ja lihtsalt sellepärast, kallid, pange seda tähele, millises positsioonis meie oleme. Kas on kiusatust veel nõia juurde minna või? Kui meie Jeesus on üle, kui Daniel on üle, mis mõttes? See on selline, kuidas ütelda, võiks ütelda jumalale näkku sülgamine, võiks ütelda, kui me seda teeme tegelikult, et me mõtleme, et sealt saab abi. Aga sellepärast, et nad
teevad ennast, nad on midagi suured ja nad on midagi nagu tähtsad, aga jumala tarkusest ei ole mitte miski asi üle. Ja sellepärast, kallid, meil juba on see kõige parem positsioon, meil on kõige parem üldse nõuandja, mis iganes olla saab. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et täna tahan nagu tõsta issandat väga kõrgeks. Aga ühtlasi, et me mõistaksime, et noh, jah, need kuningad siplevad siin, no midagi teha ei ole, seal apostlite tegudes on niimoodi, kui Paulus läheb ka oma missioonireisidele, värkidele, no mis seal on, läheb maavanem, no nõuandjaks on nõid, no ta teeb seal oma asjad, et see jääb pimedaks või mis iganes, no sünnivad need asjad sellel hetkel ja aga kallid, see on selline lugu, et väga oleneb sellest nõuandjatest, mis on nendel kuningatel. Ja sellepärast, et kas nad annavad head nõu, kas nad on selle tarkusega, mis tuleb Jumala käest. Ja muidugi tegelikult on see nii, et kuivõrd kuningad ise võtavad tegelikult seda tarkust, mis tuleb Jumala käest, tõsiselt, kui tõsiselt nad võtavad unenägusid, kui tõsiselt nad võtavad neid sõnumid, mida nad saavad, prohveteeringuid, asju, nad peaksid tegelikult seda võtma, sest et Jumal tahab tegelikult juhtida. Ja sellepärast õpetuse sõnas on öeldud sedasi, et minu tarkuse abil valitsevad kuningad. Ja kes see tarkus on? Jeesus abil. Kellel on poeg, sellel on elu, nendel on seda tarkust, kellel seda ei ole, nendel seda tarkust ei ole. Ja mõtlen sedasi, see ei aita, kui inimene ütleb sedasi, et Jumal on meiega, nagu Hitler tegi sedasi, et paneme omale selle sildi külge, et Jumal on meiega ja lähme seda tegema. Ta oli kõige agarjum tegelikult kõige kuldse kokkuotsija. Ütleme, et kõikeda, mis ta maailmast leidis, seda kuldset ta vedas ka oma nende sõdade ja asjadega kokku, sellel ajal tal väga tegelikult seda, ta toetus tegelikult täielikult kuldsusele. Ja sellepärast, ja mis siis, et sinna Jumala nime juurde ka tarvitati. Ja sest me, kallid, peame põhimõtteliselt nagu aru saama sedasi, et kes, kuidas ja millisel moel tegutseb. Nüüd on nii, et laul 2, seal on selline Taaveti laul, siis ütleme, hakkab kohe pihta, kuule mu poeg isa õpetust, ja ära jätta tähele panemata, mul õpetuse sõnad juhtusid lahti, see on ka tähtis, ja vaatasin 2 ja sobis küll, aga tuleb tähti tunda. Ja nüüd on psalmid ja 2. Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja? Ilma oma kuningad astuvad esile ja vürstid peavad üheskoos nõu issanda ja tema võitud mehe vastu. Ja siin on, ütleme, me näeme sedasi, et selle maailma vürst tahaks tegelikult väga kuningaid saada oma meelevalda ja et nad oleksid Jeesuse vastu, et nad oleksid Jeesuse vastu, sest selle maailma vürst on ju täitsa kapitaalselt vastu issandale, see vastuseis on olemas ja see ei kao mitte kuskile. No nii, siis on edasi kiskugem katki nende ahelad ja visakem eneselt ära nende köied. Ütleme, see tundub sedasi, ütleme, et see on selline, kes me nõukogudeaegsed oleme, et siis oli see, et ikkagi millises religiooni ahelates inimesed elavad ja et vabadus tuleb ja ilma jumalata see on olemas. Inimesed mõtlevad niimoodi ja usuvad seda ka. Aga tegelikult on ühes ikkes issandaga väga hea ja sellepärast ära kisu seda, sest et siis on koorem kerge ja siis on hea. Kui sa kisud selle issandaga selle ikke nagu lahti, et ma olen üksi, siis sul on raske. Aga kui sa oled koos issandaga, siis sul on kerge. Ja sellepärast on niimoodi alistu tegelikult issandale. Aga näed, kes on taevas? Meil on täitsa normaalne Jumal on seal. Kes taevas istub, naerab. Issand pilkab neid või riidleb nendega. Oma vihasta kõneleb siis nendega ning oma raevusta teeb neile hirmu. Aga mina olen seadnud kuninga Sionile oma pühale mäele. Kes on see kuningas? See on Jeesus. See on komistuskivi, kellele ta võib olla alus ja kellele ta on komistuskivi. Ta on täpselt sellises positsioonis kogu aeg. Ta nagu võiks ütelda nagu mingisugune mõistatus, et inimesed peaksid teda ära tundma. Ma annan teada issanda otsuse, tema ütles minule, sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu, küsi minult, ma annan paganad su pärandiks ning ilma ma otsa su omandiks. Sa peksad nad puruks raudkepiga, sa lööd nad katki nagu potissepa tehtud astjad. Nii siis teie kuningad, saage mõistlikuks. See on nüüd otseselt kuningatel öeldud. Te ilma ma kohtumõistjad, laske endid noomida, laske endid õpetada. Teenige issandat kartusega, ilutsege värisemisega, andke pojale suud, et ta ei vihastaks, et teie ei hukkuks oma teel, sest tema viha süttib pea. Õndsad on need, kes tema juures pelgu paika otsivad. Ja sellepärast me näeme sedasi, et see teine laul kohe hakkab pihta selle koha pealt, et väga tugevalt hakkab panema tegelikult paika ka kuningaid. Et kuidas nemad peaksid elama ja käituma. Ütlen seda, et kogu kiri on kasulik. Mõtleme ühtepidi.
meil on mitu kuningate raamatut, on põhimõtteliselt on piiblis. No ütleme, et meil on esimene Samueli, teine Samueli ja siis 2 kuningate raamatut, eestikeelses. Vene keeles on kõik, 4 kuningate raamatut on, ka Samuelid on 1, 2 ja kuni 4. Siis on ajaraamatud, need on ka põhimõtteliselt on kuningate lood. Ütleme, loed Taanili raamatut, ilmutused, värgid, unenäod, kuningatest on jutt. Loed Sakaria raamatut, lõpuaja kuningatest on jutt. Ütleme, kui nii küsida sedasi, et millest on piiblis juttu, siis on juttu igas raamatus kuningate kuningast Jeesusest. Nii et kuningatest me ei pääse mitte kuskile ümber ega üle, sellepärast, et nad lihtsalt on. Ja sellepärast on nii tähtis on tegelikult nagu mõista seda, et me õieti nagu mõistaksime. Meil on vahest nagu keeruline tegelikult on nagu mõista. Sellepärast, et vaata, me vahest tahaksime teha nagu asja lihtsaks. Või ma nagu kahtlesin, kas ma täna seda räägin, aga ma siiski praegu näed, ikkagi saan nagu selgust, et tuleb rääkida. Ja see on, vaata, ma teen lahti Galatia kirja. Ja Galatia kirja 4. peatüki ja nüüd katsu aru saada, mida apostel Paulus praegusel hetkel siin kirjutab. Paulus, olles ise juut, armastades tegelikult väga oma rahvast, valmis ise ennast nagu täitsa ära andma nende eest, nii nagu ta Rooma kirjas kirjutab, ise saada ära neetuks, lahti Kristusest, et oma rahvast võita. Ütleme, et kas see oli armastus, ikka oli küll mehel. Aga vaata, kuidas ta kirjutab. Sest tal oli seal võitlemist tegelikult nende käsumeelsetega ja praegusel hetkel me puudutame Iisraeli. Osadel on niimoodi, et ära seda silmad ära üldse puuduta, aga näed, Paulus julges puudutada. Ja sellepärast ma täna loen selle Pauluse silmad ära puudutamise, mida ta tegelikult tegi ja sellepärast ma täna, ja see puudutab kuningaid ka, sest meil vahest on niisugune, meil on nagu suhtumine, et me võtame rahvuse järgi, et kui seis on see ja teine, ja me leiame Iisraelist häid ja halbu kuningaid. Ja sellepärast on see niimoodi ja Jumal ütles halva kohta halb ja hea kohta ütles hea. Ja meie ka ei pea teistmoodi tegelikult ütlema. Me ei näe neid, aga meie saame aru ja sellepärast ja kõikidele rumalatele korraldustele ei allu, ükstapuha mis rahvusest keegi siis ka on. Ja nüüd tuleme nagu selle juurde, kuidas Paulus seda arutleb. On ju kirjutatud, et 1. salm, see 21, et öelge mulle teie, kes te tahate olla seaduse all. Kas te ei kuule seadust, kas te mõistate seadust, kui te loete seda sõna? Täna nagu see küsimus ka. On ju kirjutatud, Abrahamil oli 2 poega. Üks oli teenijaga ja teine vaba naisega. Teenija poeg oli sündinud lihaliku loomuse järgi, vaba naise poeg aga tõotuse kaudu. Siin on võrdpildid, need 2 naist tähendavad 2 lepingut. Üks Siinai mäelt orjapõlveks, see on Haagar. Haagar on ju Siinai mägi Araabias ja vastab nüüdsele Jeruusalemmale, sest see orjab koos oma lastega. Ent ülalasuv Jeruusalemm on vaba naine, kes on meie ema, sest on kirjutatud, rõõmusta sigimatu, kes sa ei kanna ilmale, õiska ja hüüa, kes sa ei ole lapsevaevas, sest üksildasel on enam lapsi kui sellel, kellel on mees. Teie aga, vennad, olete Iisaki kombel tõotuse lapsed, kui just nagu tollal lihaliku loomuse järgi sündinu kiusast taga vaimu järgi sündinud, nõnda ka nüüd. Kuid mida ütleb kirjasõna? Kihuta välja teenija ja tema poeg, sest teenija poeg ei tohi pärida koos vaba naise pojaga. Niisiis, vennad, meie ei ole teenija, vaid vaba naise lapsed. Mõtlen, teate, mis on siin võib-olla kõige valusam kuulata Jeruusalemma armastajatel? Jeruusalemm on Haagar, on see esimene leping. Jaa, tegelikult on Jeruusalemm ka suure kuningalinn, eks. Aga vaata, Paulus kirjutab nagu selle koha pealt, ta toob selle vana testamendi lepingu, et selles on nii palju tegelikult seda lihalikku loomust, mida me ju usuisa Abraham, kui ta ei suutnud ära oodata tõotuse täitumist ja sellepärast ja otsustasid seal naisega kokku, et kuule, et lahendame selle asja teisiti ja sündis midagi loomulikku. Ja sellepärast, kallid, need on täiesti, võiks ütelda, nagu sellised erinevad seemned ja seda hübriidi tegelikult kokku panna ei tohi, sellepärast öeldi, et see peab kodust välja minema ja Jumal isegi hoolitseb, ütleme, sest ta on ka Abrahami sugu ja selles mõttes on kõik hästi ja meie ei suhta halvasti, aga ma mõtlen sedasi, et vaata praegusel hetkel isegi on nagu, vaata, eks Jeruusalemma pärast käib kauplemine ja siin on öeldud sedasi, et Siinai mäelt orjapõlveks, see on Haagar, Siinai mägi Araabias vastab nüüd selle Jeruusalemmale, sest see orjab koos oma lastega. Tuleb üks päev, hea päev, kui issand tuleb ja tema jalg pulutab õlimäge ja issand valitseb ja ta loob nagu sellise korra ja selguse majja. Aga kallid, praegusel hetkel ma nagu selle pildiga tahan ütelda sedasi. Nagu seal näiteks Rooma 9.6, ma olen siia ka endale juurde märkinud, kuidas Paulus veel nagu kirjutab Rooma 9.6. See on juba see, kus ta räägib, ütleme, juutide kasuks väga palju ja siis on öeldud sedasi,
aga see pole nõnda, et jumala sõna oleks läinud tühja. Ei ole ju kõik need, kes pärinevad Iisraelist veel Iisrael. Kõik, kes pärinevad Iisraelist veel ei ole Iisrael. Ja sellepärast on need ära tegelikult langenud, on neid kaasa. Valus on tegelikult kuulda, jääk pääseb tegelikult, kui me loeme seda, kui me seda nagu mõistame sedasi, et väga palju tegelikult läheb kaotsi. Ja sellepärast ütleme, et kui Eelia on Karmeli mäel, ta ütleb sedasi, kuule, et ja pärast seda, eriti kui ta seal, ütleme juba seal Orebil on, et mina olen üksi järg. Ja ma ütleb, ei, 7000 on veel. Vaata, Eelia ei teadnud kõike. Ta ei teadnud sedasi, et vaata, Obadja ei rääkinud välja, et ma peitsin 100 prohvetit ära ja söötsin neid vee ja leivaga. No ta ei saanud tuua Karmeli mäele need 100 jumala prohvetit, keda ta oli ära peitnud, sest see oli tema saladus. Ja Eelia mõtles ikkagi, et mina nüüd üksi, rahvas on ka ainult suud kinni, istuvad vaid, kui küsid, et millist jumalat tahate teenida, keegi ei julge midagi ütelda. No kui tuli taevast, siis hakkasid ütlema küll, eks. Aga kallid, sellepärast nii see on, et me näeme sedasi, et millises, olukorras me siin selles maailmas oleme. Tegelikult Jumal kõige rahvaga, kõigi rahvastega suhtub ühtemoodi, sest kõigi rahvaste seast on meele järgi talle, kes teda armastavad ja teda teenivad ja sellepärast on see niimoodi, et meie ei ole mitte ühegi rahvuse järgi ühest paremad või ka halvemad sellises mõttes. Jah, ütleme, sellel rahval on kutse ja nendel on esisad, nendel on prohvetid, nendel on, ütleme, tõotused, nendel on kõik tegelikult on olemas. Aga nendel on ka silmad kinni pandud praegusel hetkel. Ja sellepärast on nii, et nad kõrvadega ei kuuleks ega silmadega ei näeks. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, lihtsalt me peame nagu seda mõistma, et olukord on tegelikult on keerulisem. Ja sellepärast on nii, et siin on alati tegelikult on vaja nagu sellist küsida nagu jumala tarkust, et kuidas suhtuda tegelikult kõigesse sellesse, mis nagu ümberringi nagu toimub. Ja sellepärast, ja ma usun, jumalal on alati tegelikult on see, ütleme, see tarkus olemas, mida ta meile anda tahab. Nii et kiitus Jumalale ta sõna eest. Vanas testamendis on, et ma ei hakka rääkima seda, ütleme, kuninga õpetust siin praegusel hetkel, see on 5 Mooses 17. Teate, ütleme, põhikuninga õpetus. Pühakiri on kõikidele inimestele. Teha sellest raamatust ärakiri ja seda igal päeval lugeda. Aga paljud meie juhid seda teevad. Paljud seda teevad. Põhimõtteliselt on niimoodi, Jumal ütleb, tahad olla kuningas, loed seda raamatut iga päev. Ja nendel peaks tegelikult aega jätkuma, jagavad oma ülesanded nõuandjatega, ütleb, ma ei saa, ma pean lugema seadust. Sellepärast, et mul on seaduse raamat, Jumala poolt kästud, mida lugeda tuleb. Ja ma usun sedasi, et head nõuandjad peavad seda aitama siis seda kuningat ja et muud asjad ka oleks kõik tehtud. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et see on kuningaseadus. Ütleme, Rooma kirja 13. peatükk on räägitud, et et ei ole, võimu ei ole mitte kuskilt mujalt kui ülevalt. Ja Rooma 13, ma teen selle ka lahti, see on Uus Testament, eks, et kui hoiame korraks silmade ees, kuidas kuningatesse suhtuda. Iga valitsemas olev võim, eks, on Jumalast, olemasolevad on Jumala seatud, 1. salm ütleb seda. Ja ei tohi vastu panna nendele, ta on Jumala teener sinu jaoks, 4. salm ütleb seda. Ja ta peab olema heale ja siis kiituseks ja kurjale peab ta olema nuhtluseks, väga selgelt see lõik räägib sellest asjast. Ja nad on Jumala ametnikud, 6. salm ütleb sedasi, ja kes püsivalt just sellega tegelevad. Ja sellepärast tuleb nendele maksta maksu ja kellele siis maksu ja tolliraha ja kartust ja au ja kõike seda tuleb teha. Ja see kõik on omal koha peal. Aga kallid, meil on ju siin ära öeldud sedasi. Kas ta on kurjale kiituseks? Või tähendab, ütleme, et kui ta on kurjale kiituseks, siis ta just ei kõlba, eks. Kui ta headele kiituseks, siis on okei. Kui ta kurja ei karista, siis on see halvasti. Ja kallid, ma mõtlen sedasi, et vaata, kuningate koha pealt, toon ühe niisuguse järgmise näite. Näiteks kuningas Ahab, oli selline moment oli. Seal oli selline, et see oli Ben-Hadad, nähtavasti oli see kuningas, kelle vastu ta sellises sõjas oli ennem seda Naboti viinamäge. Siis on see selline lugu, et ta lasi tegelikult teda minema. Ja ta saab tegelikult Jumala käest manitsuse selle koha pealt, et sina lasid minema minu poolt vande alla pandud inimese, et kuidas sa julgesid seda teha. Ja see on nüüd, ütleme, talle nagu selliseks suureks tegelikuks miinuseks, mida ta tegelikult, ütleme, sellel hetkel tegi. Ma teen ikka selle kohe lahti, 1. kuningate kuskil 20. paigus või kus see äkki võib olla või, ma ei tea. Jah, Ben-Hadad on seal sõdimas ja näed 42 salm ja siis on niimoodi, et nüüd on niimoodi, et on öeldud see 42 salm. Ta ütleb kuningale praegusel hetkel, seal üks prohveti jüngritest läks issanda käsul Ahabiga rääkima.
et sa lasksid käest ära minu poolt vande alla pandud mehe, siis peab sinu hing olema tema asemel ja sinu rahvas olema tema asemel. Ja siis Iisraeli kuningas läks koju, tusane, raevutsev ja tuli Samaariasse. Ja kallid, sellepärast on see nii. Ma ütlen, et me oleme väga kerged arvustama sedasi, et mida kuningad teevad või mida nad ei tee. Ja et kas nad tegid õieti, kas nad tegid valesti, me kõik seda nagu teame kangesti. Aga me ei tea neid ülesandeid, mida kuningatel antud. Me näeme sedasi, et kuningas Ahapile öeldi, et võta Süüria, see Ben-Hadad, seda ei tohi ära lasta, sina pead selle mehe ära karistama. Ta tegi hoopis vastupidi, ta ei karistanud, ta ütles, et nüüd oled ise asemel. Ja sellepärast, kallid, see on niimoodi, et ma ütlen, et sellepärast ei tohi kergesti võtta, kui sul on jumalik ilmutus selle koha pealt, et keegi president teeb valesti, siis julge üldse suud peotada. Kui sul seda ei ole, oma mõistusega ära küll arvusta. Sellepärast, et need on nii, ütleme, meie jaoks nii üle mõistuse asjad. Järgmine asi on see, et kuningas Ahab on siin samamoodi, tahab Naaboti viinamäge saada. Ja tapab selle mehe. Isabel annab head nõu, et kuidas teeme, laimame teda natukese ja viskame kividega surnuks, lahistame ta välja, ongi viinamägi meie oma. Aga vaata, Naabotit ei tohtinud tappa. Aga teise riigi kuningat võis tappa küll. Ja sellepärast on see niimoodi, et ma täna nagu räägin meie nagu arusaamise jaoks nagu seda, ma varustan teid, et sa ei oleks kärmas tegelikult nendele asjadele vastama, mis ümberringi toimuvad. Sest et need igasugused analüütikud ja mis on telekas ja mis sealt internetis võib leida, neid analüüsijaid on igat pidi. Ma ütlen, et sa võid leida enda maitse järgi juttu alati. Mis sulle läheb kokku. Aga see õige on. See ei pruugi õige veel olla, mis sulle maitseb sedasi. Sellepärast, et vaata, see on niisugune, et vahest me kuuleme seda, mida meie kõrvad sügelevad. See on, ütleme, et see on selline loomulik asi, meile tahaks, et läheks sinna suunda ja kõik see, kes nii räägivad, see on niimoodi tore. Ja nii oligi seal, Ahab oligi seal, veel ühel hetkel oli hädas sedasi, see tema viimane lahing oli selline, et kui ta seal koos Josafatiga lähevad sõtta kaks kuningat, kuningate lood. Seal, Josafat, nad tahavad mingisugust maad tagasi minna võtma, nii kui praegusel ajal ka maade üle kauplemised käivad, võtame seda ja võtame teist, eks. Ja siis on nii, ta tahtis minna seda Gileadi raamotit võtma ära Süüria kuninga käest, küsib Josafati käest, siis Juuda kuninga käest, kas tuled minuga? Teeme kõik. Josafat natuke ehmatab, ütleb, kuule, sa juba sõtta lubatud minna, aga küsiks prohvetite käest ka, et kas sul ei oleks kedagi, kes siin prohvetlikult ütleks. Oli küll, tal oli 400 prohvetit oli Iisraeli kuningal, terve armee, kes seal olid, kõik ütlesid, mine, issand annab selle su kätte, selle kuninga ja sedasi. Me näeme, et Josafat ei ole nõus, ütleb, et kas siin ei ole kedagi veel. On üks veel küll, on see Miika, 22.8, see on öeldud, see Jimla poeg, aga sest ta ei kuuluta, ma vihkan teda, ta ei kuuluta mulle mitte kunagi head. Ma vihkan teda, sest ta ei ole see mu kõrvade järgi jutt, eks. Miika alguses tookord pilkas ka, talle öeldi, et mine ikka räägi, nii kui kõik teised räägivad. Kallid, vaata see meie, ütleme, et me kiusatus on, inimestena ka rääkida seda, mida kõik räägivad. Et olla see bolševik, eks, et ikka enamuse poolt, et mitte mingisugune vähemus või mingi sekt või mingid imelikud, et olete siuksed, eks. Aga ei, kallid, see on niimoodi, et oli see Miika, kes rääkis tegelikult tõtt järgmine hetk, kui kuningas vaatas, kui ta ühtemoodi rääkis, siis ta ütles, kuule, mis sa valetad praegusel hetkel siin. Ja siis ta räägib, et ma näen Iisraeli, et 17 salm, et lambad on, kellel ei ole karjast ja et Ahab on tegelikult saanudki surma ja saanud surma juhuslikust noolest. Ja sellepärast, kallid, ka need raketid, mis praegusel hetkel lendavad, kas arvad, et nad ei ole jumala meelevallas? Teema suunab neid nooli. See, meil on niisugune tunne, vibunoolt võib ju suunata, tead jumal. Aga kas ta ikka neid tõelisi rakette, mis praegu lastakse, et kas ta suudab? Suudab küll. Ja sellepärast, kallid, jumal on kõigest on üle. Ja ta suudab niimoodi, et isegi see, näed, see uupi lastud nool tappis tegelikult Ahabi. Ja võiks ütelda, see, mida Taavet lingutab seda kivi, see võtab koljati maha. Ja sellest Jumal tegelikult on väga, väga suunamas neid asju ka, mis siin selles maailmas sündima peab. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me nagu mõistaksime neid asju. Need on keerulisemad, kui see esimesel hetkel meile tegelikult tundub. Ja nii, et aidaku meid Jumal. Kui Jeesus sünnib, kuningas Herodes ehmatab, keisar Augustus käsib kirjutada rahvast ülesse. Kellest sõltus Jeesuse lapsepõlv? Sõltus nendest valitsejatest. Tuli minna ära peitu Egiptusesse, sellepärast, et kuningas Herodes tahtis tappa. Tappiski seal need Betleemi ümbruse lapsed ära. Sõltus kuningatest, kus üldse nagu elada sai.
Jeesuse surm oli selline, ütleme just, kes seal ette eriti jäävad, ütleme, et kuningas Herodes oli seal ka, kelle juures ta korraks oli, no muidugi need ülemperestide asjad olid väga suured asjaajad seal veel, oli ka Pilatus. Jeesus ütleb Pilatusele, see on Johannese 19:11, sul ei oleks mitte mingit meelevalda, kui seda ei oleks sulle ülevalt antud. Ta tunnustab, ütleb, et su positsioon on tegelikult, et sina saad mulle teha selle surmamõistva otsas sellepärast, et sa oled selles ametis, mis on sulle ülevalt antud. Ja ta suhtub aupaklikkusega sellel hetkel ka just rääkides tõesti asjadest. Isegi vaata, kuidas Jumal naise kaudu seal, Pilatuse naine näeb öösel unes ja räägib oma mehele, kuule, et ärgu sul olgu tegemist selle õigega, vaata, kuidas see asi kõik nagu sellises mõttes käib. Isegi tark naine on kuningal väga tähtis asi, kui see on. Kui see on üldse, ongi naised targad, igal juhul on, ka karjasel on väga vajalik ja kõikidel on vaja, meil, kõigil, meestel kõigil on tegelikult on vaja sedasi, et need siseministrid oleksid ka täitsa tasemel, et mõistaksid, mis elu ümberringi toimub. No nii, ja sellepärast need nõuandid on vaja. Milline õnn oli tegelikult kuningas Nebukadnetsaril ühel hetkel, et on Daniel. Aga vaata, kui Nebukadnetsar läks uhkeks, mõtleme Nebukadnetsari peale. Ta oli alguses, meie jaoks pagana kuningas. Teeb kullast kuju ja laseb kummardada ja viskab seal mehi ahju ja niisugune kuningas oli. Mõte tuli, tegime asja ära, te siin ei kuula, tead. Siis ta natuke imestas, et ära nad ei põle seal ja suhtumised, aga need ühel hetkel seal, kui see Danieli juba 5. peatükis on, kus seal on jõudnud see lugu, eks, seal on niimoodi, et ta, hakkas imetlema kõike seda, mida ta oli teinud. Ja vaata, siis võeti tal mõistus ära. Ja siis ta saab tegelikult veel suurema võimu saab tagasi, kui ta hakkas Jumalat austama. Ja vaata, sellepärast on huvitav on näha nagu seda Nebukadnetsari lõppu. Et tema lõpetab niimoodi, et tema on tegelikult veel suurema võimuga, kuidas siin on lugeda. Ja 31 salm, 4. peatükis on see, 5 on juba see Beltsassari lugu, eksisin. Aga pärast selle aja möödumist, 31 salm 4. Siis Nebukadnetsar, tõstsin oma silmad taeva poole ja mulle tuli mõistus tagasi. Ma õnnistasin kõige kõrgemat, kiitsin ja ülistasin teda, kes elab igavesti, kelle valitsus on igavene valitsus ja kelle kuningriik püsib põlvest põlve. Ja siis ta ütleb, et sest kõiki, kes elavad maa peal, ei tule panna mikski, sest tema talitab nagu tahab, nii hästi taevaväega ja maaelanikega, ega ole seda, kes võiks lüüa tema käe peale või öelda, et mis sa teed. Sel samal ajal tuli mu mõistus tagasi ja mu toredus ja hiilgus tulid tagasi mu kuningriigi auks. Mu ametikandjad ja suurnikud otsisid mind ja mind pandi taas mu kuningriigi üle ja mulle anti veelgi suurem võim. Ja sellepärast ja nüüd edasi ta austab ja ülistab tegelikult taeva ja maa kuningat ja vaata, ta lõpetab niimoodi ja pärast seda on ta poeg Beltsassar, kes absoluutselt jumalast ei hooli, eks, on jätkamas seal. Ja teate, nüüd kui me piiblit loeme, siis on väga mitmed kuningad, kes on siis Juuda ja Iisraeli hulgast, on just sellised, kes võiks ütelda, algasid hästi, aga lõpetasid halvasti. Näiteks kas või Salomon, panub õnnest tarkust, saab tarkust, on rikkust, on au, on tarkust, aga lõpuks on ebajumalad. Lõpuks hakkab Jumal talle tõstma vaenlasi. Hakkab tõstma vaenlasi täiesti, et olukord pöördus tegelikult täielikult nagu täielikult nagu ära. Ma usun, et Salomoni lugu meile suhteliselt on nagu tuttav. Aga näiteks, kas meil on näiteks Joase lugu? Mingil määral ma usun, et Joast, kes teab, et 7-aastaselt poiss saab kuningaks. Väga rasked olukorrad olid seal enne ka, 7 aastat peab peidus kasvama. Ja ma teen lahti 2. ajaraamatu 24. peatüki. Ja lihtsalt sealt on nagu lugeda nagu sellist praeguse ajavarustust meile. Nii, 476 lehekülg, mul on märgitud, kui sinna jõuan, peaks hästi olema. Kuningas Joas, Juuda kuningas Joas. Ja siin on nii, et et Joas teeb nii kaua õieti, kui tal oli see Joojada, see preester, kes teda kasvatas ja kes teda varjas, oli talle nõuandjaks. Sellele mehele anti küll pikk elu, iga ta sureb 130-aastaselt, 24-15, Joojad ja sai vanaks ja elatunuks ja ta suri. Suures oli ta 130 aastat vana. Ta maati Taaveti linna, nii. Aga pärast Joojad ja surma tulid Juuda vürstid ja kummardasid kuningat ja kuningas kuulas neid. Ja nad jätsid maha issanda, 18 salm ütleb. Ja teenisid viljakustulpi ja jumala kujusid
ja siis läkitatakse üks prohvet, kes ütleb, et ärge tehke seda, et te siin mingisugused ebajumalaid teenite, et see teil ei õnnestu, et kui teie jätate maha, siis jumal jätab teid maha ja räägib seda. Ja nüüd on niimoodi, et teate, mida see Joas veel teeb siis sellel hetkel? Ja seal on niimoodi, et siis on nii, et aga nad pidasid, siis on ühesõnaga, see vaim tuli just ka siis selle Joojade poja Sakaria peale. Noh, see vana mees, kellel oli poeg, kes teda kasvatas, siis ütleme, see poeg Sakaria tuleb talle ka ütlema, et ära nüüd jumalale vastu pane, et sul ei õnnestu. Ta tegelikult, mis ta teeb? Ta tapab tegelikult selle vana preestri poja. Ja kuningas Joas ei mõelnud armastusele, mida Sakaria isa Joojad ja temale oli osutanud, vaid tappis tema poja. Aga too ütles surres, issand näeb ja tasub. Ja aastavahetusel tuligi Süüria sõjavägi tema vastu. Nad tulid Juudasse, Jeruusalemma, hävitasid rahvalt kõik rahvajuhid ja läkitasid kogu oma saagi Damaskuse kuningale. No meil oli selline teistmoodi aastavahetused ühte riiki, viidi kuningas võiks ütelda minema. Aastavahetused. No meil on nagu aastavahetused, võiks ju võtta vabalt, et veel on selline pühad hetk, aga loed, aastavahetusel tuldi aastavahetusel, lihtsalt on, aga põhjused on. Ja kallid arvad sa, et mina ütlen sulle täna mingid põhjused, ma ei ütle mitte mingid põhjuseid. Sest need on nii risti-rästi, ta on hea ja ta on halb ja ta on selline, ainult Jumal teab, mis on põhjused. Ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, ei juhtu nende kuningatega ka mitte kui midagi. Meil on isegi öeldud sedasi, et meil ongi juuksekarva ka peast ilma Jumala teadmata. Me elame sellist elu ja ammugi siis on niimoodi, et need kuningad tõusevad ja langevad. Nebukadnetsar ütleb, et kuule, et nad tõusevad ja langevad sinu teadmisel. Ja sellepärast on niimoodi, et kuidas sina seda asja lubad. Ja sellepärast on niimoodi, siis me kõik räägime ühele poolt ja teisele vastu ja muudkui lahendame neid maailma olukordi. Teate, kallid, praegusel ajal paluge Jumala tahet, Jumal, sinu tahtmine sünni, kus sina tead, mis need kuningad mõtlesid, mida nad tegid, mis oli nendel plaanis ja kes on sulle vanda alla pandud mees ja kes ei ole. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et ma täna lihtsalt varustan sind selle koha pealt, et vaata, kuningatesse suhtumine on kuidagi täiesti teistmoodi. Kuningas Aasa oli tegelikult üks hea kuningas, see on siinsamas lähedal. Kuningas Aasa, ütleme, ta teeb usupuhastust ja ta tegi, mis on õige ja tead, ütleme, et laseb seal sõna õppida ja igasugu värke ja Jumal annab etiooplaste suure üle võidu, aga vaata, siis on see selline lugu, et mis oli üks kuningas Aasa viga. See on 2. ajaraamatu 16 peatükk on see lugu. Ta ühel hetkel tegelikult teeb lepingu seal selle, naaberriigiga. Aasa tõi välja kulla 16.2 ja läkitas Ben-Hadadile, Süüria kuningale, ja tahab lihtsalt olla temaga liidus, et aita mind. Hiljem me teame sedasi, ütleme, et kui me nüüd edasi, neid asju oleme juba siin rääkinud, sedasi Ben-Hadad oli ju Jumala poolt vanda alla pandud mees. Ta tegi temaga lepingut. Ja nüüd on see selline, et aga nüüd siis peale on sul sõjad, mitte midagi targemat sul ei tule. Ja nüüd on niimoodi, Aasale jälle hakkavad need rääkima, 10. salm ütleb, et tuli ka seal üks prohvet, üks nägija tuli, kes tal asju rääkis, ta sai nägi peale pahaseks, pani teda vangihoonesse selle kõne pärast, sest tal oli viha tema vastu. Ja ta kohtles mõningaid rahvahulgast väga julmalt, oli hea kuningas tegelikult olnud, aga lõpetab selliselt. Siis tal, mis see juhtus? Jalad jäid haigeks. Ja siis ta põdes oma jalgu, 12. salm, oma 39. valitsemise aastal hakkas Aasa jalgu põdema ja haigus oli väga raske, aga haiguseski ta ei otsinud issandat, vaid arste. Ja on selline lugu, et kallid, sellepärast on niimoodi, et on neid, kes hästi algavad ja halvasti lõpetavad. Ja võime näha neid ka, kes suutsid nagu kogu aeg enam-vähem stabiilselt olla. Ja isegi näed pagana kuningaid nagu Nebukadnetsar, kes tegelikult lõpuks austab Jumalat ja lõpetab oma seda tööd just nagu sellisel moel. Nii et kallid, sellepärast kõik on tegelikult Jumala käes. Ja ma mõtlen sedasi, et mitte, ütleme, et meile mõtleme, et Jumal paneb Iisraelis ainult kuningaid. Ei, Jumal paneb Eestis ka. Ta on valmis Eestis panema ka. Meil tulevad järgmine aasta või sellel aastal tulevad ekspressiini valimised. Juba ei saa järgmine ütelda. Aga keda paneb? Meie peaksime paluma seda, et Jumal aita panna sellele Riigikogul, sest esimene võimalus on meil või siis hiljem ka need volikogud omad, kui seal hakkama ei saada, eks. Aga tegelikult on väga tähtis, et saaks see valik, keda Jumal valib. Sellepärast, et see saab olla kõige rohkem meile õnnistuseks. Inimesed otsivad enda meele pärast. Et kellega meil oleks lihtsam või kellega oleks parem või keda saaks rohkem nagu käsutada ja keelata ja otsitakse selliseid, et kuidas oleks. Aga tegelikult on see niimoodi, et palume seda, et Jumala tahe võiks sündida. Jumal, ütleme, et Eelia koha pealt on meeles niisugune lugu. Eelia, kui ta seal Oorepil on, mis ülesanded ta saab? Sa lähed, paned Jehu
paned Iisraeli kuningaks. Asaeli paned Süüria kuningaks. Süüria kuningas, no ei ole ju tegelikult jumala rahvas Süüria, eks, et Juuda Iisrael sellel ajal, et no nendega võiks ju siis need asjad nagu piirduda. Ei, sa lähed, sa paned need, keda ma sulle praegusel hetkel ütlen. Ja sellepärast, kallid, nii see on, ja siis oli ja öeldi, et prohvet Elisa ka valid, kõik oli tegelikult oli öeldud. Ja sellepärast, kallid, kõik on tegelikult jumala poolt plaanitud. Ja sellepärast on see nii, et meie võime nagu mõistusega mõelda, et kuidas peaks minema. Mina võin ka nagu mõistusega mõelda, et kuidas oleks kogudus elu võrus edasi, kui mina enam siin ei tee. Ma ei tea, aga jumal teab. Aga see polegi minu küsimus. See absoluutselt ei ole minu küsimus, sellepärast, et vaata, see kõik on tegelikult on omal ajal. Jumalal on alati tegelikult on need plaanid ja asjad on tegelikult valmis. Jumalal ei ole sellised, sellised läbikukkumisi, kui ollakse kuulekad. Võivad olla need, kes panevad vastu ja tegelikult siis jumala tahtmine võib olla takistatud ka, kui rahvad panevad vastu või inimesed panevad vastu teatud aeg. Aga kallid, nii see on, et jumal kõiki neid asju teab. Nii on. Hea küll, Saul, ütleme, kuningas Saul on meil negatiivne näide alati. Aga ta ei ole lõpuni negatiivne. Me näeme sedasi, et otsisid oma neid eesleid või kitsesid või mis seal kadunud olid või, eks eesleid vist olid. Ja siis on niimoodi, et aga tegelikult jumala valik kuningaks. Aga siis, kui oli sõnakuulmatu, kui Amaleki kuningat ära ei tapa, väga suur miinus. Aga vaata, mis kuningate ülesanded on. Tahad kuningaks saada? Kas sa pead surmaotsuseid tegelikult tegema? Või surmaotsuseid tühistama? Eks? Kus sul peab olema nagu selle taseme tarkus. Ja sellepärast, kallid, nii me näeme sedasi, et jumal pahandas sellepärast, et sa ei teinud sedasi. Minu poolt jälle vanda alla pandud, sellest ajast, kui Iisrael tuleb, kui Mooses seal sõdis ja käed üleval palvetasid. Ja siis sai otsus tehtud, et Amaleki mälestus tuleb kõrvaldada. Ja me peame selle tegema. Ja sina ei tee seda, mida mina praegusel hetkel käsin. Ja sellepärast, kallid, vaata, kuidas on jumala arm. Vaata, mõistad sedasi. See ei ole Sauli isiklik viha nagu sellises mõttes niivõrd. Kui jumal on plaaninud selle aastasadade taguse asja lahendamist. Et see, täiesti uued inimesed on, täielikult teine olukord, aga jumal peab meeles kõike, mis ta tahab teha. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid jumal, et me mõistaksime, et see, mis siin maailmas praegu sünnib, on keerulised ajad, muutuste ajad. See ei ole ainult tänaste sündmuste lugu. See on eelnevate põlvkondade lugu, mis on riikidel ja rahvastel olnud. See on välja öeldud sõnade lugu, mis on öeldud võib-olla mitused aastad tagasi, aga mis peab sündima. Ja sellepärast need asjad sünnivad siin selles maailmas nii, nagu nad sündima peavad. Ja võtta see sõltub väga sellest, et kus koha peal meie nagu kasvame. Näiteks on see selline lugu, et meie, et mina loen ennast selle aja inimeseks, kus lapsepõlves kasvasime, tähtsad asjad olid, et kogu maa elektrifitseerimine, töörahva võim ja kollektiviseerimine. Need olid 3 põhipunkti. Mis see võrdus? See võrdus kommunism. See oligi see asi, see oli elekter väga tähtis asi. Kas praegusel ajal ei ole tähtis asi? Ikka tähtis asi, küll on head põlevad, eks. Praegu natuke teistmoodi, siis pandi kõik jõed tagurpidi käima, kui tarvis ja hakati kõike nagu seda asja tegema, eks elu oli nagu sellise teise mõttega. Aga et oli mingisugused ideed, need mingil määral vormisid meid. Meile tambiti pähe sedasi, et võim peab olema töörahva käes, aga täna ma piiblist olen rääkinud sedasi, et võim peab olema jumalast valitud juhtide käes. Siis oli alati niimoodi, et ikkagi juhi positsiooni said, et ikka tööliste või talupoegade perest ja sellepärast sind saad ikka kuskile panna. Muidu kui sul neid juuri ei ole, sa ei kõlba mitte kuskile. Tegid endale need juured, kui sul neid ei olnud. Aga sellepärast, kallid, olid neid mõtteviisi tegelikult niimoodi vormiti. Teate, ja mul oli üks ilus näide, mitte, ikkagi juba mitme aasta taha läheb see näide. 2 toredat poissi, kellega ajasin juttu siinsamas palvele kõrval, nad käisid ühel meie jumalateenistusel ja nad olid pärit Inglismaalt. Eesti poisid tegelikult juba Inglismaale läinud ja teatud aeg seal Inglismaal kasvanud ja siis nad vaatavad seda Võru linna. Ja siin kuskil tänav nurka peale ajame seda juttu, kuidas üldse seda Võrut linnaks võib nimetada? See pole mingi linn. Siin katedraali ei ole, selle palvele, aga veel seda linnaks nimetada ei saa, selle Luteri kirikuga ja õigeusu kirikuga, aga nähtavasti neile ka veel väheks, ütles, et katedraali ei ole, aga ainult kuninganna eriloaga võiks linna nime panna, nii kui Inglismaal see võib olla. Aga
kus sa tead, kas on kuninganna käest eriluba. Mul ei tulnud sellel hetkel pähe, nüüd kui ma seda jutlust valmistasin, mul tuli meelde, et kuule, meil linna on ka Katariina käsul tehtud. Tead, et meil on kõik korras, nii et me võime linna nime rahuga kanda, tead, meil on kõik, et meil on ikka kuninganna ütelnud, et see on linn. Ja sellepärast ole uhke, kes sa siin linnas oled ja kes sa siin käid, see on linn. Aga vaata, kuidas mulle nagu jäi nagu silma. Need lapsed, võiks ütelda, noored poisid, kes olid läinud ja teatud aastad olid Inglismaal elanud. See mõtteviis oli tulnud nendele. Vaatavad siin niimoodi ringi, et kuule, kuida te siin elate, teil on siin asjad valesti. Tead, et see on nõnda. Ja kujundab meid see, kus me oleme. Ja sellepärast, kallid, me oleme nii erinevad. Ja sellepärast on nii, sellepärast Jumala sõna ei eksi. Vali endale juht oma rahva hulgast. Vaata, meil on kontakt ja mõistmine kõige mõistlikum, arusaadavam tegelikult, kui on. Kui me kuskilt väljast kellegi kutsume, et tule targem meile, tead, keegi siia meid õpetama. Tead, see ei ole targem, sest ta on kuidagi teistmoodi kasvanud, ta kuidagi teistmoodi mõtleb. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumala sõna ütleb sedasi, et vendade hulgast vali endale kuningas ja sellepärast Jumalal on nii palju tarkus tegelikult, kuidas siin ilmast tuleks tegelikult elada. Ja sellepärast nii see on, et aidaku meid tegelikult Jumal. Nüüd on selline veel üks hoiatus, mis ma tahan ütelda, on selline lugu. Vaata, kuningas Herodes, nüüd Uue Testamendis on Apostlite teod 12.22, juba kell läheb ja ma saan varsti hakata lõpetama. Ja Apostlite teod 12.22. Ja siin on selline hetk. Ja rahvas hüüdis, see ei ole inimese, vaid Jumala hääl. Ja otse kohe lõi teda issanda ingel, seepärast, et ta ei andnud au Jumalale ja ussides söödu näitis Herodes hinge. Vaata, ma ütlesin sedasi, et me ütleme kuningate kohta kas head või halba ja sellepärast on isegi kallid. Vaata, austada tuleb ja siin tuleb ise nagu leida see tasakaal. See selline ülemäärane vale kiitmine, selline, tead, see on tegelikult on väga ohtlik, sest et kui kuningas ei oska seda au edasi anda Jumalale, siis võib surmaotsus tulla väga tegelikult kergesti. Ja siis kogu raamatus on öeldud sedasi, et ära isegi mõtle kuninga ja seal nende rikaste peale seal ja ära seal magamiskambris midagi ütle, et linnuke viib hääle välja, see kogu ja 10-20, kus on seda on öeldud. Et vaata, Jumal on tegelikult väga tähele panemas seda meie suhtumist. Ja sellepärast, kallid, ma ei tea, ma sain selle sõna, ma ise nagu mõtlesin sedasi, et tahaks midagi vaimulikumat rääkida, nagu sellises mõttes, et tulen siin pühapäevalt ette, et oleks sedasi. Aga Jumal ütles, et ei. Praegusel hetkel on selline, te elate selle maailma keskel, te peate tegelikult oskama vääriliselt käituda, evangeeliumi vääriliselt, Jumala sõna vääriliselt. Ma ütlen, et mul on palju rohkem tegelikult, mis ma selle jutu kohta tegelikult siin veel kirjutasin, lihtsalt aeg saab täis ja ma ei saagi väga pikemaks nagu minna ja sellepärast lõpetan nagu jutu ära aga ma usun sedasi, et Jumala vaim saab tegelikult avada, et me oleksime nagu selle koha pealt mõistlikult elamas siin selles maailmas. Et me ei oleks nagu eksimas nende asjade koha pealt. Ja oleme tänulikud sellepärast, et kui on juhtisid, ole tänulik, kui kogudustes on karjasid, ole tänulik, kui perekonnal on pea, ole paljudes asjades tänulik, tead, kui ei ole, tead, kui raske on tegelikult. Tead, kui abielud lahutavad või kaotatakse, ütleme, kas või surma kaudu või see on ikkagi palju raskem. Kõik on tegelikult on hea. Ja sellest me peame oskama hinnata. Ole tänulik, kui sul on töö juures hea ülemus. Hinda tegelikult seda, palvetada pärast, õnnistada seda. Teate, need juhid on nii tähtsad. Ole tänulik, kui meil on normaalne linnapea või ükskõik need asjad, mis meil iganes on, see kõik on tegelikult õnnistus ja kasu, kui me nagu taipame ära. Sellepärast, et Jumal tegelikult on selle elu lihtsalt niimoodi seadnud. Ja taevas ei ole demokraatiat, vaata, see on selline lugu, et meil on nagu võib-olla see demokraatia on nii tähtis asi. Ei ole, seal on teokraatia, seal Jumal valitseb. Ja sellepärast on, ütleme, et see meie mõtteviis on nagu tehtud sedasi, nagu peaks nagu rahva käest kõike nagu küsima. Ei, Jumalal on rahvale ütelda aamen. Tõuseme. Isa, me täname sind selle tänase hommiku ja ka nende mõtete eest. Ja Jumal, sa ise tead, miks neid mõtteid täna pidi jagama. Aga Jumal, ma tänan sind, et tohin paluda, et kallis püha vaim, õigel hetkel tuleta meelde seda sõna, mis on vaja, vanast või uuest testamendist või suhtumisi või mis iganes on. Suhtumisi juutidesse kui rahvusesse ja sa aita, et meil oleks tarkust, sa näed, et vahest meil on nagu mingisugused kinnised ideed, kuidas me kõike nagu seda näeme, et kes on halb ja kes on hea ja küsimata tegelikult sinu käest. Aga issand, me täname sind, et me võime alati tegelikult pöörduda sinu poole, küsida selgust.
selgust, küsida tarkust. Ja Jumal, me täname sind, et sina oled see, kes sa tegelikult annad seda. Ja me võime praegusel hetkel lihtsalt paluda seda, et meie, kes me oleme sinu lapsed, et me oskaksime paluda kuningate ülemate pärast, et nendel oleksid head nõuandjad, et nendel oleks tarkust. Me palume seda Eestimaale, me palume seda Ameerikasse, me palume seda Venemaale, me palume seda Ukrainasse, me palume seda kõikjale tegelikult, sest et kõik rahvad tegelikult vajavad neid juhte, kes oskaksid need targalt juhtida. Ja sellepärast, isa, me täname sind, et me võime praegu lihtsalt olla sinu ees. Ja isa, ja ütlen sulle südamest tänu, et meil on su sõna ja me täname sind, Jumal, et kallis püha vaim, sina juhid meid kõigesse tõtte ja sellepärast, isa, me täname sind, et sina annad tarkuse meile, anna mu õele ja vennale, kui on vahest jutu ajamist, mitte üleolevalt, aga lihtsalt selles tarkuses, mida sina, Jumal, annad, vahest anda seda nõu ja vastata nendele küsimustele, mis on võib-olla inimestel, ja selle vastusega, mis tuleb issand sinu käest. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel, amen.